Niisiis tere õhtust, 7. uudised on eetris erakorraliste uudistega Tõnismäelt. Pinged Tõnismäe väljakaevamiste esimesel päeval ei jäänud tulemata ja pronkssõduri kaitsjad sattusid politseinikega konflikti vähemalt 2 korral ja mõlemast sündmusest on meil näidata teile ka videopilti. Kuid nüüd kohe ja praegu läheme otse helis pronkssõduri juurde Tõnismäele. Halloo, kolleeg Sven Soiver, oled sattunud kuuldavist üsna huvitavasse olukorda ja ka näed enda ümber midagi põnevat. Head vaatajad, ma olen praegu viimastel päevadel kuulsaks saanud rollipeatuse juures, mis jääb siia Kaarle Puiestee poole ja hetkel on Rahvusraamatukogu mattunud suitsupilve. Ma ei oska öelda, mis suits see on, aga silmad võtab kipitama, seda on lennanud ka siia politseinike keskuse suunas ja hetkel aetakse rahvast alla mööda Endla tänavat, kus siis oli viimane punt, kes oli siia veel juurde jäänud. On kuulda praegu gaasipommid, vihinad, samal ajal ehitatakse ka keset Endla tänavat kiiresti lisaaeda, et ilmselt siis meeleavaldajad ei saaks tagasi tulla. Kohal on tõepoolest kõik võimalik politseitehnika, et hetkel just seisab siin ees mustas riietuses K-komando, kes võtab ennast tahelikku ja valmistub siis appi jooksma politseinikele, kes ma kordan praegusel hetkel täpselt võitlevad Endla tänaval ja suruvad rahvast pronkssõduri juurest eemale. No tunni poole teise eest võtsime üles kaadrit Tõnismäel, kus oli selgelt näha, et politsei üritab inimesed välja juhatada sealt platsi pealt ja lausa suruda neid välja. Kas see tähendab, et politseil ei läinud see õnneks? Politseil läks see õnneks, aga ütleme, sellist pilti ei ole ma Eestis veel näinud, et tõepoolest sadade politseinikega surutakse rahvast väljakult ära, lendavad gaasipommid, kuulda on vihinat ja umbes Justiitsministeeriumi kandis oli kuulda ka laske, aga millega tulistati, seda praegusel hetkel kinnitada ei saa. Kiirabiautosid sõidab, aga mitte väga palju ja tundub, et tõsiseid vigastusi ja ohvreid ei ole. Küll aga siin täpselt minust võib-olla umbes 10 meetri kaugusel pannakse hulgaliselt vahistatuid politseibussidesse, nii et vahistatud on, aga nad on kõik terved. Aitäh, Sven. Ma usun, et võimalusel teeme veel ühe telefoni intervjuu, sest mine sa tea, missugused sündmused veel tulemas on, aga nüüd vaatame siis üle, mis juhtus kell 19.40 Tõnismäel pronkssõduri juures. Siin see lugu on. Почему? Я 30 лет живу. Сколько вы здесь живете? Сколько здесь вы лет живете? Откуда вы? А вот деритесь со мной. А вот деритесь. Пустите женщину! Не надо. Я сама могу ставить. Я сам пойду туда. Пускай они меня побьют. Я сам пойду. Пускай они меня побьют. Позор! 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 Pronkssõduri kaitsjad kütsid end üha enam üles ja proua üritas veel kord ja veelgi jõulisemalt politseinike rivist läbi tungida. Я уйду. Где поставишь-то? Зона отделяем зона, что будет с женой. Господин, закон распоряжение. Отойди назад. Номер приказа. Отойди назад. Номер приказа. Seejärel tekkis juba 2 selget rindejoont ja siis see juhtuski.
Vastasseis vältas ligikaudu minuti. Mis oleks edasi juhtunud, ei tea, kui poleks ilmunud rahva seas keegi, kes asus rahvast rahustama. Ребята, нам здесь надо стоять. Мы тогда стоим здесь, мы будем ночь стоять. Мы не уйдем. Этого мало блюда. Люди, слушайте меня, блядь, вашу! Нам здесь надо долго простоять! Так мы долго не выстоим! Бутылки, кстати, да, по ГБшке заедете. Мы здесь должны стоять до конца, пока они не выполнят наши требования. Они должны убрать забор, оставить солдата. Если мы будем так давить, мы здесь долго не выдержим. Город сейчас парализован. Не давите, Фашисты ебаные вы все! Ань, что ты в форме, блядь? Все сдохли, уроды! Сейчас невозможно. Nagu võisite selgelt näha, võivad ka ajakirjanikud sattuda aeg-ajalt tõsisesse ohtu. Politsei hakkas õhtul kella 21:30 ajal inimesi Tõnismäe Pronksõduri piirkonnast välja tõrjuma. Politsei ahelik hakkas edasi liikuma ning Tõnismäele kogunenud inimesi tahapoole suruma. Kohal viibijate sõnul kasutas politsei ka pisargaasi ja sellele viitavad ka videokaadrid. Ja nüüd on meil veel kord ühendus Tõnismäega ja telefoniliinil on kolleeg Sven Soiver. Sven, kell on praegu mõni minut 11 läbi. Missugune on olukord Tõnismäel? Olukord on rahulikum kui nüüd erisaate alguses, kuid mööda enda tänavat on siin näha, et endiselt seisab veekahur ja koostab inimeste hüüdeid, millega nad on tõepoolest ennast siin hommikust peale vast lõbustanud. Politseinikud on võtnud ahelasse ja hetkel võib veekindlusega öelda, et olukord on kontrolli alla saadud. Kui nüüd enda praegu ümber vaadata, siis hakkab endiselt ilma helikopter, kes täpselt pea kohal lendab ja ma nüüd ei ole kindel, kui palju teie mind kuulete, sest taustalärm on siin ka väga suur, aga uuritakse neid pudeleid, mida on siia loobitud, et kas need on kuidagi ohtlikud, sõna otseses mõttes nii, nagu me pommirühma töös oleme näinud, et kõigepealt kaugelt, et mine sa neid meeleavaldajaid tea, aga hetkel on siiski rahvas Tõnismäelt eemale surutud ja võib öelda, et politsei on saanud olukorra hetkel täielikult juba kontrolli alla. Kuuleme sind hästi, Sven, ütle, kui palju on seal näha veel nii-öelda pealtvaatajaid, sest vähemalt tunni paari eest oli neid seal kohe päris palju, on neid sul silmapiiril?